Tere tulemast tagasi. Jätkame siis teise osaga. Miks Venemaa süsteem eelistab lojaalsust kompetentsi? Nagu ikka, tuletan meelde, ma räägin küll Venemaast, aga te võite leida paralleele ka meie riigist või Euroopast või Ukrainast või Ameerikast, Inglismaalt, ükskõik vahetele. Mingis osas on igas riigis korruptsioon, lihtsalt ta väljendub erinevates kohtades ja erineva tugevusega. Aga eelmises osas rääkisime sellest, miks korruptsioon Venemaal ei ole tingimata lihtsalt süsteemi rike. Patronaaž, privileegid ja võimalus rikastuda võivad olla ka vahendid, millega võim ostab lojaalsust ja muudab eliidi endast sõltuvaks. Aga see viib meid järgmise küsimuseni. Kui Venemaa juhtkond tahab tugevat riiki, tugevat majandust ja tugevat armeed, siis miks satuvad nii sageli olulistele ametikohtadele inimesed, kelle kompetents tekitab vähemalt küsimusi? Näiteks kui valid, mõnes teises riigis näiteks on niimoodi, et kui ministriks pannakse mingisugune inimene, kes üldse antud teemat ei tea. Või siis kui on näiteks juba nagu sealt sakslaste ja ÜRO puhul, kus oli olemas juba mingisugune väga pädev naisametnik, kes pidi minema ÜRO-sse juhtivale positsioonile, aga tema koha sai Annelina Baerbock, kes sai lihtsalt tutvuste kaudu. Aga miks hoitakse alles neid dubleerivaid institutsioone, miks lastakse erinevatel julgeolekuorganisatsioonidel ja võimugruppidel üksteisega konkureerida? Ja miks võib inimene, kes püüab süsteemi päriselt efektiivsemaks muuta, avastada, et tema kõige suuremaks probleemiks ei ole mitte reformi tehniline keerukus, vaid inimesed, kelle huve reform kahjustab? Vastus peitub jälle stiimulites, sest riigile kõige parem süsteem ei pruugi olla kõige turvalisem süsteem inimesele, kes seda riiki juhib. Ja kui need kaks eesmärki lähevad konflikti, siis personaalses autoritaarses süsteemis kipub võitma teine. Jälle, kõrvalepõige. Siit ka näiteks näide sakslaste kohta, kus nad soovivad erinevatel tasemetel, erinevad inimesed soovivad blokeerida AfD kui poliitilist parteid. AfD on saanud hästi populaarseks ning kuna see on risk olemasoleva võimustruktuurile, siis nad üritavad legaalselt leida erinevaid võimalusi, kuidas neid ära blokeerida. Probleem on muidugi selles, et nad võivad partei kinni panna, aga probleem ei ole parteis. Probleem on selles, et on hästi palju inimesi, kes nõustuvad selle ideoloogiaga, mis parteil on. Ja see on juba teine küsimus. Aga lähme edasi. Kompetents ei ole ainus omadus, mida juht vajab. Kujutame hetkeks ette, et oled autoritaarse riigi president. Sul on väga palju võimu, aga selle võimuga kaasneb üks probleem. Sa tahaksid seda ka homme omada. Mõtlesin, hea poliitik ei ole mitte see, kes võitleb õige asja eest, räägib asja, vaid kes elab üle järgmised valimised. President ise ei juhi tanke, ei arreteeri inimesi ega kontrolli piiri. Ta annab käske inimestele, kes annavad omakorda käske järgmistele. See tähendab, et tema tegelik võim sõltub sellest, kas need inimesed talle kuuletuvad. Ja siit tekib esimene probleem. Millist alluvat sina tahaksid? Ideaalis loomulikult kompetentselt. Inimest, kes juhib ministeeriumi hästi, saavutab tulemusi, lahendab probleeme ja parandab riigi toimimist. Aga oletame, et ta muutub erakordselt edukaks. Ta saab populaarseks, tal tekivad tugevad sidemed sõjaväes, ettevõtluses ja piirkondades. Tema ümber tekib iseseisev võrgustik. Ja mingil hetkel võib ta avastada, et president ei ole enam tema karjääri ainus allikas. Nüüd on küll ta väga kompetentne,
aga ta on ka potentsiaalselt ohtlik. Autoritaarse valitseja jaoks tekib seega paradoks. Täielikku idiooti sa ei taha, sest keegi peab riiki siiski juhtima. Kui kõik kokku variseb, võib ka sinu enda positsioon ohtu sattuda. Aga liiga võimekas, sõltumatu ja populaarne alluv võib olla samuti halb uudis. Kõige turvalisem variant võib olla inimene, kes on piisavalt kompetentne, et süsteemi töötaks, kuid piisavalt sõltuv, et temast ei kujuneks eraldi võimekeskust. Ja kõige tähtsam omadus on lojaalsus. Süsteem hakkab valima iseenda sarnaseid inimesi. Siin tekib veel üks probleem. Institutsioonid kipuvad aja jooksul tootma inimesi, keda nende reeglid premeerivad. Kui ettevõttes edutatakse inimesi hea töö eest, hakkavad inimesed keskenduma heale tööle. Kui edutatakse oskuse eest ülemusele meeldida, muutub kõige väärtuslikumaks oskuseks ülemusele meeldimine. Kui karjääri määravad kontaktid, poliitiline lojaalsus ja oskus konkureerida või võimugruppe üle mängida, siis jõuavad tippu need inimesed, kes on nendes asjades. Ja siis valivad nemad järgmise põlvkonna. Ja nii hakkab süsteem ennast taastootma. Ei tähenda, et Venemaa juhtkonnas ei oleks tarku või võimekaid inimesi, loomulikult on. Küsimus on selles, milliste omaduste kombinatsioon annab inimesele kõige parema võimaluse süsteemis väga kõrgele tõusta. Ja sinna ka jääda. Sest ametlik ülesanne võib olla näiteks juhtida Kaitseministeeriumi, aga tegelik poliitiline ülesanne võib olla midagi muud. Juhtida Kaitseministeeriumi nii, et sa jääksid Kremlile lojaalne. Ei looks endast sõltumatut poliitilist jõudu, ei järitaks liiga palju teisi olulisi võimegruppe. Ja oleksid vajadusel kontrollitav. Need on kaks täiesti erinevat töökuulutust. Vene armee on ideaalne näide sellest, et sõjavägi näitab seda probleemi ette hästi. Puhtalt sõjalisest. Puhtalt sõjalisest vaatenurgast tahaks riik võimalikult kompetentset, professionaalset ja ühtset armee. Selge käsuliin, hea väljaõpe, ühtne logistika, informatsiooni kiire jagamine, et inimesi edutatakse tulemuste järgi. Kõik organisatsioonid töötavad ühise eesmärgi nimel. Väga ilus. Aga autoritaarse poliitilise süsteemi seisukohalt tekib kohe probleem. Ühtne, kompetentne ja populaarne armee tähendab ka ühtset, kompetentset ja potentsiaalset populaarset sõjalist juhtkonda. Ja ajalugu on täis presidente, saare diktaatorid, kes on avastanud, et mees, kelle käsutuses on tangid, võib ühel päeval hakata poliitika vastu liiga suurt huvi tundma. Seetõttu ei ole autoritaarsete süsteemides ebatavaline, et relvastatud jõud on teadlikult või poolteadlikult killustatud. Üks jõustruktuur kontrollib teist, üks organisatsioon konkureerib teisega, üks juht vihkab teist piisavalt palju, et neil oleks raske presidendi vastu koostada. Militaarselt ebaefektiivne, jah, ikka. Poliitiliselt täiesti arusaadav, ammuti jah. Aga jah. Hea näide sellest konfliktist oli Venemaa kaitseminister Anatoli Serdjukov. Pärast 2008 aasta sõda Gruusias oli Vene armee probleemidest raske mööda vaadata. Venemaa küll võitis sõja, aga välja tulid puudused juhtimises, valmisolekus, sides, varustuses ja organisatsioonis. Serdjukov alustas väga suuri reforme. Tema eesmärk oli muuta vana nõukogude mobilisatsioonimudelist ärinev sõjavägi väiksemaks, professionaalsemaks ja kiiremini kasutatavaks. Ohvitseride arvu taheti järsult vähendada, paljud vanad struktuurid pidid kaduma, paljud diviisid asendati suures osas brigaadidega, sõjalist haridust hakati ümber korraldama, Kaitseministeeriumi kulude üle püüti kehtestada tugevat kontrolli ja eriti ebamugavaks muutus olukord kaitsetööstuse jaoks, sest Serdjukov tahtis rohkem hinnakonkurentsi ning oli valmis teatud juhtudel vaatama ka välismaise varustuse poole.
see kõik võib sõjalise reformi seisukohalt kõlada väga loogiliselt. Täpselt nagu Ukrainas. Aga vaadake nüüd sama asja inimeste seisukohalt, kelle elu ta ümber korraldab. Kui vähendada ohvitseride arvu, kaotavad inimesed ametit. Kui sulgeda struktuure, kaotavad inimesed mõjuvõimu. Kui kontrollida hankeid tugevalt, võib keegi kaotada väga tulusa lepingu. Kui lubad konkurentsi, ei saa kaitsetööstus enam automaatselt küsida seda hinda, mida soovib. Kui reformid sõjakoolide süsteemi, kaovad vanad institutsioonide positsioone. Teisisõnu, kõik hea reform tekitab väga palju konkreetseid ja hästi organiseeritud vaenlasi. Kasumi saab riik võib-olla küll aastat. Kaotuse saab konkreetne kindral või tehase juht juba täna. Arvake, siis kumb neist poliitiliselt kiiremini reageerib. Sertšukovi reformid ei olnud kõik edukad ning ka tema ise sattus korruptsiooniskandaali. Aga meie jaoks on tähtsam süsteemne õppetund. Reform ei kukkunud vastu ainult ei kukkunud kokku ainult tehniliste probleemide pärast. Ta kukkus kokku inimeste isiklike huvide pärast. Ja 2012. aastal asendas Sertšukovi Sergei Šoigu. Ja Šoigu lähenemine oli teistsugune. Ta ei lammutanud kogu eelnevat reformi, osa uutest struktuuridest jäi alles ja Vene sõjavägi jätkas moderniseerimist, aga ta parandas suhteid ohvitseridega. Mõned Sertšukovi ebapopulaarsed muudatused pöörati tagasi, vastati osa vanu struktuuri ja traditsioone, välismaise varustuse kasutamise entusiasti vähendati kõvasti, kaitsetööstusega tekkis parem väärvahe. Teisisõnu muutus reform poliitiliselt palju mugavamaks. Kogu tegevust võib sõjaliselt hinnata väga erinevalt. Ukraina sõda näitas Venemaa armees suuri puudusi ning tema ametiaja jooksul kogunes kaitseministeeriumi ümber ulatuslikke korruptsiooniprobleeme. Aga meie küsimus ei ole praegu ainult selles, kas Šoigu oli hea kaitseminister või olnud. Küsimus on hoopis teine. Kas ta oli hea Vene poliitik? Ja siin muutub vastus palju huvitav. Šoigu suutis aastakümneid püsida Venemaa võimu tipus. Ta teenis erinevates valitsustes, säilitas Putini usalduse, lõi enda ümber tugeva poliitilise positsiooni ja jäi ellu isegi pärast seda, kui Ukraina sõda näitas väga valusalt kaitsesüsteemi puudusi. Ja 2024. aastal lahkus ta kaitseministri kohalt, kuid mitte poliitilisse pakendusse. Ta viidi Venemaa julgeolekunõukogu sekretäri. See on oluline erinevus. Võib olla võimalik ebaõnnestumine ühes ametikoha formaalsete eesmärkide järgi, aga olla samal ajal väga edukas selles poliitilises mängus. Järgi süsteem inimesi tegelikult. Kompetents sõltub sellest, millist mängus on räägib. No miks Venemaal on siis mitu relvastatud jõukeskust? Sama loogikat näeme Venemaa relvastatud struktuurides lai. Lisaks tavalisele armeele eksisteerib Roskvaaria ehk rahvusgaard. Tegemist ei ole lihtsalt mõne kerge politseisüksusega, see on suur relvastatud julgeolekuorganisatsioon, mille ülesande hulka kuulub sisemine julgeolek ja avaliku korra kaitse ning mille üle teostab juhtimist president. Selle eesotsas on Viktor Zolotov, inimene, kelle karjäär on olnud pikalt seotud Putini isikliku julgeolekuga. Siis olid Ukraina sõja esimestel aastatel Donetski ja Luganski separatistlikud relvajõud. Omaette struktuurina teedustas ka Wagner, mis meil veel seal oli. Ramzan Kadyrovil on Tšetšeenis talle isiklikult väga lojaalseks peetud relvastatud üksused, kuigi formaalselt kuuluvad palju neist Venemaa ametlike jõustruktuuride alla. Lisaks sellele oli terve hulk vabatahtlikke, paramilitaarseid ja pool eraõiguslikke reformatsioone.
kui võtta valge paber ja paluda sõjaväe logistikul nullist nii-öelda ideaalne Vene sõjaline süsteem joonistada, ei jõuaks ta tõenäoliselt sellise skeemini, mis praegu on. Kõik siin süsteemis on muteeriv. Iga struktuur vajab juhtimist, inimesi, väljaõpet, varustust ja logistika. Need organisatsioonid võivad omavahel võistelda raha, meeste, laskemoona ja poliitilise tunnustuse eest. Puhtalt sõjalise efektiivsuse seisukohalt oleks loogiline palju neist ühendada või laialdada. Aga siin jõuame jälle tagasi poliitika juurde. Kui kõik relvastatud jõud kuuluksid ühte väga tugevasse ja professionaalsesse struktuuri, muutuks ka selle struktuuri juht väga tugevaks. Kui sul on selle asemel mitu jõukeskust, mis üksteist täielikult ei usalda, peab keegi nende vahel tasakaalu hoida. Ja kes saab olla lõppvahendaja? President. See on vana jagaja valitse loogika. Wagner oli selle süsteemi võib-olla kõige veidram näide. Terarmee, mis ei pidanud Venemaa seadust järgi tegelikult sellisel kujul nagu eksisteerima. Aga millel olid raskerelvad, väljaõppekeskused, sidemed riigiga ja lõpuks 10 000 võitlejad. See näiline vastuolu võis tegelikult olla süsteemile kasulik. Kui organisatsioon eksisteerimine sõltub sellest, kas riik otsustab tema ebaseaduslikku staatust ignoreerida, siis on organisatsioon ise võimust sõltuv. Wagner oli kasulik, kuni ta oli kasulik. Ja selle juht Jevgeni Prigožin või sama sõjalist edu kasutada poliitilise mõju suurendamisel. Siit tekkis konflikt kaitseministeeriumiga. Kes saab võidu eest au? Kes saab laskemoona? Kelle väed on kompetentsemad? Kes on Putin kasulikum? Bahmuti ja Soledari ümber ei toimunud seetõttu ainult sõjaväeline võitlus Ukraina vastu. Aga taustal nende käis ka Vene jõustruktuurid omavaheline konkurents, maine ja võimu pärast. See on sõjapidamise seisukohalt väga halb stiil, sest ideaaljuhul tahaksid sa, et 2 Vene üksust oleksid valmis teineteisel nimel riskima. Aga kui ühe üksuse edu tugevdab sinu poliitilist konkurenti, ei pruugi tema edu enam sinu jaoks väga kasulik olla. Süsteem on loonud olukorra, kus meie võit ja minu võit ei ole enam tingimata sama asi. Aga edasi siis. Miks nagu seda lihtsalt ära ei paranda? Jah, siin nagu võiks loomulikult küsida, et hästi okei, kui kõik see on nii ebaefektiivne, miks Putin seda lihtsalt ei reformi? Sest reform ise tekitaks talle riski. Oletame, et ta ühendaks kõik suuremad relvastatud struktuurid ühe kompetentse kindrali alla. Likvideeriks dubleerimise, edutaks inimesi ainult võimete järgi, lubaks sõltumatul kontrollorganitel korruptsiooni uurida, lõpetaks patronaaži. Riik võiks muutuda efektiivsemaks, jah. Aga nüüd oleks Venemaal üks väga kompetentne inimene, kelle käsutuses on suur osa riigi relvastatud jõust. Tema alluvad ei võlgne oma positsiooni enam tingimata Putinile, nad võlgnevad selle professionaalsele süsteemi. Ja sõltumatud institutsioonid hakkaksid toimima sõltumatult. See kõik võib olla riigile hea, kui riigile jällegi. Aga personaalse valitseja seisukohalt tähendab see kontrolli loovutamist. Sa ei saa rakendada jaga valitse põhimõtet, kui oled kogu jagunemise võimaluse midagi jagada, oled ära kaotanud. Ja jõuame siis korruptsiooni, poliitika ja valetamise juurde. Ja siin ühendab siis tänane teema meie eelmise videoga. Vene süsteemi võib vaadata 3 nähtuse kaudu. Esimene on poliitiline patronaaž ja fraktsioonide konkurents. See seletab, miks lojaalsus võib olla tähtsam kui kompetents ning miks tekivad paralleelsed struktuurid. Teine on korruptsioon. See annab inimestele põhjuse süsteemi sees võimu eest võidelda, võimaldab lojaalsust premeerida.
aga see annab ka võimule survevahendi. Kui väga paljud on reegleid rikkunud, saab valida, kelle rikkumist märgata. Kolmas on valetamine, sest patronaažil, fraktsioonidel ja korruptsioonil põhinev süsteem ei pruugi anda nii häid tulemusi kui professionaalselt juhitud süsteem. Kui tulemused on halvad, aga ülemus ootab häid uudiseid, tekib surve tegelikkust ilustada. Nii toetavad 3 probleemi üksteist. Halvad stiimulid loovad halbu tulemusi, korruptsioon aitab süsteemi lojaalsust säilitada ja valed aitavad halbade tulemuste tagajärgi varjata. Siit tuleb siis tänase video kõige olulisem mõte. Venemaa süsteem ei eelista lojaalsust kompetentsi, sellepärast et kompetents oleks väärtusetu, kompetents on endiselt vajalik. Aga lojaalsus on poliitiliselt eksistentsiaalne. Putin vajab inimesi, kes oskavad riiki juhtida, aga veel rohkem vajab ta inimesi, kelle puhul võib olla kindel, et nende kompetents ei muutu iseseisvaks võimuks. Selle tulemusena tekib kompromiss. Piisavalt kompetentsi, et süsteem töötaks, piisavalt konkurentsi, et keegi ei muutuks liiga tugevaks, piisavalt korruptsiooni, et lojaalsust saaks premeerida ja piisavalt hirmu, et mängureeglid liiga avalikult ei vaidlustataks. Sõjalises mõttes tähendab see raiskamist, dubleerimist, halba koordinatsiooni ja reformide pidurdamist. Aga poliitilisest vaatenurgast ei pruugi see olla süsteemi viga. See võib olla hind, mida süsteem maksab režiimi stabiilsuse eest. Ja see seletab ühte olulist paradoksi. Autoritaarne riik võib teadlikult lubada endale rohkem, endale olla nõrgem, kui ta tehniliselt võiks olla. Sest maksimaalselt efektiivne riik ei pruugi tähendada maksimaalselt turvalist valitsemist. Seetõttu ei peaks me järgmine kord Venemaa juhtkonna otsust vaadates küsima ainult, kas see muudab Venemaa tugevamaks. Mõnikord on palju parem küsimus, kas see muudab võimul oleva inimese elu turvalisemaks, poliitiliselt ja majanduslikult. Need 2 asja võivad kattuda, aga Venemaa puhul ei tasu kunagi automaatselt eeldada, et nad seda teevad. Ja järgmises osas jõuame küsimuseni, kuidas pärast Nõukogude liidu kokkuvarisemist kujunes välja süsteem, kus see poliitiline loogika sai uue kapitalistliku vormi. Ehk kuidas 1990-ndad aitasid luua Putini peale. Jätke meelde lapsed ja väärite seda valitsust, mis teil on.